Tokyos teele pandud pakk ja New Yorgis teele pandud pakk võivad jõuda sinu ukse taha täpselt samal ajal, sest mõlemad peatusid Anchorage'is. Linn, mida enamik inimesi peab kaugeks, külmaks ja kõigest eraldatuks, asub tegelikult kõige keskmes. Kui sa pilti kaugemalt vaatad, asub Anchorage täpselt 2 suurima majanduspiirkonna vahel maal. Ja see on alles algus. See linn on vaikselt palju mõjukam, kui tema suurus eeldaks, omades mõjuvõimu, millega enamik temast 10 korda suuremaid linnu ei suuda võistelda. Kuidas saab siis nii eraldatud koht nii mõjukaks? Alustuseks on Anchorage Alaska süda. Üle 1/3 osariigi elanikkonnast elab seal. See koondumine annab linnale ebaproportsionaalselt suure kontrolli osariigi majanduse, reisimise ja infrastruktuuri üle. Peaaegu kõik, kes saabuvad Alaskasse mandri kaudu, läbivad Anchorage'i. Esmapilgul tundub Anchorage olevat lähedal asuvatest linnadest eraldatud. Pole piirkondlikku varuplaani ega alternatiive. Kuid tegelikkuses koonduvad kõik olulised süsteemid, lennud, kaubad ja ühendused just sellesse ühte keskusesse. Ted Stevens, Anchorage'i rahvusvaheline lennujaam teenindab miljoneid reisijaid ja üle 100 000 maandumise igal aastal. Reisijate arv on üle 4 korra suurem kui Fairbanksis, osariigi ainsas teises suuremas keskuses. Reaalajas kauba jälgimine ja optimeerimine võimaldavad saadetistel liikuda tõhusalt, isegi Alaska äärmuslikes ilmastikuoludes. Reaalajas kauba jälgimine ja optimeerimine võimaldavad saadetistel liikuda tõhusalt, isegi Alaska äärmuslikes ilmastikuoludes, muutes selle oluliseks lüliks ülemaailmsetes tarneahelates. Ja siin on midagi, millele enamik inimesi kunagi ei mõtle. Kui see lennujaam lõpetab töö, kukuvad kokku ravimite külmaahelad. Detroitis jäävad autovaruosade liinid seisma ja värske mereand ei jõua kunagi New Yorki. Üks lennujaam, üks linn ja tagajärjed ulatuvad igale asustatud mandrile. Aga siin läheb asi huvitavaks. See on koht, kus pikkade vahemaade lennuliinid ristuvad, kus lasti suunatakse ümber ja kus reisijad läbivad lennujaama mõistmata, kui oluline see peatus tegelikult on. Anchorage'ist jääb 90% arenenud maailmast 9,5 tunni lennu kaugusele, mida ükski teine suurem lennujaam maailmas ei saa väita. See tähendab, et Aasia lennufirmad saavad laadida raskemaid saadetisi, kasutada vähem kütust, peatuda Anchorage'is tankimiseks ja jätkata Põhja-Ameerikasse lastidega, mida nad otselennul vedada ei suudaks. See lennujaam on kaubaveo poolest Ameerika Ühendriikidest 2. kohal ja maailmas 4. kohal. FedEx, UPS ja USA postiteenistus omavad siin suuri keskusi. Alaska on Ameerika Ühendriikide posti- ja pakivõrgustiku jaoks nii oluline, et tal on ainulaadne föderaalne luba, mis võimaldab lasti ümber laadida sama välismaise lennufirma erinevate lennukite vahel ilma lisakontrollita. See on privileeg, mida ühelgi USA mandriosa 48 osariigi lennujaamal ei ole. Seda võiks nimetada väikseks ajasäästjaks, kuid tegelikult lühendab see tarnegraafikuid tundide võrra, vähendab tegevuskulusid ja muudab Anchorage'i ülemaailmse logistika magnetiks. Kogu Ameerika Ühendriigid ja Kanada asuvad ühel pool. Teisel pool Vaikset ookeani on hiiglased nagu Jaapan, Hiina ja Lõuna-Korea. Venemaalt tulevad kaubateed võivad aga otse üle Arktika ja Vaikse ookeani minna, muutes Anchorage'i loomulikuks kontrollpunktiks suurte saadetiste jaoks, mis liiguvad mandrite vahel. Ja nüüd pööravad ka reisilennufirmad sellele tähelepanu. Nad soovivad reisijatele samasugust paindlikkust, mis võiks muuta Anchorage'i kaubaveosõlmest täisväärtuslikuks ülemaailmseks transiidikeskuseks. Anchorage'i mõju ulatub lisaks taevale ka merre. Alaska sadama kaudu liigub 95% osariigi naftatoodetest ja peaaegu 3/4 kogu kaubast, ühendades olulised ressursid lennujaama ja kaugemalegi. Iga saadetis, mis siit läbi liigub, hoiab kogukonnad töös, ettevõtted avatud ja infrastruktuuri varustatuna. Ja see on ka kasumlik. Alaska sadam teenib piisavalt tulu, et rahastada oma laiendusi ja uuendusi, makstes samal ajal linnale tasu, mis aitab kohalikku omavalitsust ülal pidada. Selle kõige olulisem ülesanne on varustada kütusega linna suurt sõjaväebaasi ja rahvusvahelist lennujaama, hoides tegevused töös olenemata aastaajast. Isegi talvel, kui Kniki laht jäätub, töötab sadam katkematult edasi. Viimastel aastatel on sadam käidelnud üle 5 miljoni tonni kütust ja kaupa. Ja kuna Alaska elanikkond ja tööstus kasvavad, on need numbrid ainult tõusmas. Alaska toitmine ja varustamine kütusega on ülioluline, sest ta toodab palju rohkem, kui ise tarbib. 2024 aastal oli Alaska SKP veidi alla $70 miljardi, kusjuures nafta ja gaas moodustasid sellest suurema osa. Prudhoe Bay nafta liigub läbi Anchorage'i ja see voog ei ole ainult kohalik, vaid strateegiline. Sest iga lõunasse liikuv naftabarrel tugevdab USA energiasõltumatust, vähendab sõltuvust välismaisest naftast ja annab riigile suurema kontrolli oma varude üle.
rahvusvahelistele turgudele mõeldud nafta liigub tavaliselt kaubalaevadele, mis suunduvad Vaikse ookeani poole. Väiksemad, suurema väärtusega kaubad saadetakse õhuteed Ted Stevensi lennujaama kaudu. Kokku ekspordib Alaska igal aastal umbes $7,2 miljardi väärtuses kaupu, sealhulgas selliseid tooteid nagu mereannid ja toornafta. Kuigi mõned väiksemad laevad ja lennud väljuvad teistest lennujaamadest ja sadamatest, on Anchorage ainus keskne asukoht, mis suudab toime tulla Alaska õitseva ekspordiäri nõutava suuremahulise kaubaveoga. See tõenäoliselt ainult kiirendab inimeste voogu linna, kes otsivad rasket, intensiivset, kuid kindlat tööd osariigi juhtivates tööstusharudes. Enamik Alaskast jääb talvel seisma, Anchorage mitte. Temperatuurid on 7–8 kuud aastas üle nulli. Sadam töötab edasi, baas tegutseb ja lennujaam toimib. Ja mida pikem see periood on, seda suurem on Anchorage'i eelis kõigi teiste osariigi linnade ees. Ja kui ilmastikutingimused vee ümbruses muutuvad leebemaks, muutub lendamine lennujaamadesse ja sealt välja lihtsamaks. Kuid Anchorage'il on veel üks trikkvaruks. Ja kui teised piirkonnad vaevlevad, võib Anchorage siiski kasu lõigata. Arktika avaneb. Temperatuurid tõusevad kiiremini kui maailma keskmine. Liustikud sulavad ja laevateed hakkavad tekkima. Alad, mis olid kunagi igikeltsaga kaetud, muutuvad nüüd üha enam hooajalise tegevuse jaoks avatuks. Ja selle põhjus on ilmne. Alaska soojeneb 2–3 korda kiiremini kui maailma keskmine. Ja see võib Alaskat ümber kujundada veel paljudeks põlvkondadeks. Alates 1971 aastast on Anchorage'i ümbruses temperatuur tõusnud 2 Fahrenheiti kraadi. Samal ajal kui Alaska põhjanõlval on temperatuur tõusnud 6 Fahrenheiti kraadi. Kui Põhjamere tee täielikult avaneb, lüheneb laeva teekond Rotterdamist Yokohamasse 11 200 meremiililt umbes 7000-le, säästes umbes 2 nädalat ja $100,000 iga reisi kohta. Kui Arktika laevateed kiiresti kasvavad, peab iga Euroopa ja Aasia vaheline laev läbima Anchorage'i valvsa pilgu alt. Linnast saab mereline kitsaskoht, mis konkureerib isegi Hormuzi väinaga. Sulav igikelts, pikemad aastaajad ja avanevad laevateed loovad nii väljakutseid kui ka strateegilisi võimalusi, asetades Anchorage'i üha olulisemasse rolli energia ja kaubanduse jaoks. Aga see ei jää tagajärgedeta. Nafta ja maagaas on suured kliimamuutuste põhjustajad ning siinsete kaevandamiste ulatus võib olla üks põhjusi, miks see piirkond soojeneb kiiremini kui peaaegu ükski teine koht maal. Kuid see, mida kogu maailmas nähakse pikaajalise kriisina, võib lühiajaliselt pakkuda kohalikele uusi võimalusi. Kui jää sulab ja tingimused muutuvad, avanevad varem kättesaamatud ressursid ja kaubateed, mis asetab Anchorage'i veelgi strateegilisemasse positsiooni kui varem. Aga see võib teha rohkemat kui lihtsalt pakkuda võimalusi. See võib muuta kogu osariigi nägu. Praegu on põllumajandus Alaskal väga piiratud. Kasvuperiood on lühike, talved on pikad ja ainult kõige vastupidavamad põllukultuurid suudavad ellu jääda. See tähendab, et enamik värskeid puu- ja köögivilju tuleb sisse vedada Ameerika Ühendriikide mandriosast. Sageli kallilt ning mõnikord jõuavad need kohale pärast pikka transporti, mis kahjustab kvaliteeti. See piir hakkab murenema. Temperatuuride tõustes pikeneb ka põllumajanduseks sobiv aeg. See, mis varem oli võimatu, muutub aeglaselt võimalikuks. Pikem kasvuperiood, suurem saagikus ja rohkem erinevaid sorte. Alaska puuviljatootmine, mis oli kunagi peaaegu olematu, võib hakata laienema. Kui see suundumus jätkub, võib osariik lõpuks jõuda sinnani, et ei pea enam importidest sõltuma, vaid suudab ise piisavalt toota ja osa oma saagist lõunasse eksportida, muutes pikaajalise nõrkuse uueks majanduslikuks eeliseks. Ja kogu selle majandusliku ja strateegilise tegevuse koondumisega siia pole julgeolek enam valikuline. See muutub ülioluliseks. Anchorage on olnud sõjaline prioriteet juba enne seda, kui Alaska osariigiks sai. Ja põhjus pole muutunud. Seega pole üllatav, et selle kaitsmiseks pole kulutusi kokku hoitud. 1935 aastal ütles kindral Billy Mitchell, USA õhuväe isa kongressile. Ma usun, tulevikus see, kes kontrollib Alaskat, kontrollib kogu maailma. Ja Anchorage on Alaska majanduse ja elanikkonna kindlus. Sinna jõudmiseks ookeanilt peavad laevad liikuma mööda Cooki lahte ning seejärel looklema läbi kitsama Nick Armi. Just seal asubki linn. Ja otse selle kõrval asub Joint Base Elmendorf-Richardson. Kõrvaline. Absoluutselt. Kuid see on ka üks võimsamaid sõjaväebaase Ameerika Ühendriikides. See on koht, kus Ameerika Ühendriikide esimene kaitseliin kohtub Vaikse ookeani ja Arktika ohtudega. Joint Base Elmendorf-Richardson, kus elab üle 40 000 inimese, asub linnaserval.
tuvastades võimalikke ohte üle Vaikse ookeani ja Arktika ning olles samal ajal oluliste jää, laevateede ja energiaressursside uuringute keskuseks. Iga Venemaalt või Hiinast mandri suunas välja lastud rakett tuvastatakse esimesena just siin. Peaaegu kõik suuremad Alaska operatsioonid, alates Alaska väejuhatusest kuni NORAD-i piirkondlike jõududeni, on koondunud Anchorage'i ümber, koondades olulise kaitse ühte strateegilisse punkti. Kuid see pole veel kõik. Põhja polaarjoone all asub hinnanguliselt 13% maailma avastamata naftast ja 30% selle maagaasist. Ja üks olulisemaid väravaid sinna kulgeb läbi Anchorage'i. Kes kontrollib seda linna, kontrollib järgmise sajandi kõige vaidlustatumat ressursikoridori. Erinevalt enamikust sõjaväebaasidest, mis on vaikselt linna äärealadele peidetud, asub ühendbaas Elmendorf-Richardson otse Anchorage'i linnaosadest põhja pool. Selle kohalolek ei ole kauge. Keskmine elanik tunneb selle mõju iga päev. See on linna suurim tööandja ning föderaalne investeering piirkonda tõenäoliselt ainult kasvab. Tulevased ohud muudavad selle veelgi olulisemaks. Kuigi Venemaa on täna vähem murettekitav, muudab Hiina tõus Vaikse ookeani potentsiaalseks pingekoldaks. Anchorage on USA. Vastukaal, teine rünnakupunkt, reageerimise ja jõu projitseerimise tugipunkt. Konfliktis Hiinaga, kus kasutatakse tavarelvi, oleks Vaikne ookean esimene lahinguväli. Hawaii oleks ilmselge esmane sihtmärk, meenutades teise maailmasõja üllatusrünnakut. Samal ajal kui Hawaii võtab esimese laine enda peale, saaks USA mobiliseerida vastuse ühisbaasist Elmendorf-Richardson. Anchorage'is asuvad ka olulised Arktika teadus- ja energiavaldkonna uurimisprogrammid, mis annavad nii sõjaväe planeerijatele kui ka ettevõtetele andmeid jääolude, laevateede ja ressursside kättesaadavuse kohta. See on võimekus, millega vähesed linnad maailmas suudavad võistelda. Alaska sõjaline ja majanduslik sektor töötavad koos. Ühendbaas Elmendorf-Richardson ei heiduta mitte ainult võimalikke ohte, vaid annab jõudu linnale, mille sadam ja eksport hoiavad ülemaailmset kaubandust käigus, tugevdades Anchorage'i staatust mõjuka keskuse ja sõlmpunktina. Kuid kõigel sellel on ka väga tõsised varjuküljed. Soojenevad veed ohustavad juba lõhe elupaiku, seades ohtu ühe Alaska tähtsama tööstusharu. Kuid samal ajal on positiivne pool tohutu. Lihtsam juurdepääs naftale ja maagaasile, pikemad tööperioodid ning uute alade avamine uurimiseks võivad tuua palju rohkem tulu, kui kaotatakse. Vähemalt lühiajaliselt. Ja kogu see tegevus, energia, laevandus, logistika, peab käima läbi ühe koha. Keegi ei tea täpselt, kuidas see kõik välja mängib, aga Anchorage on juba positsioonil, et domineerida. Kaitse, ülemaailmne kaubandus, juurdepääs Arktikale, energia, see kõik kohtub siin. Linn, mis näis olevat maailma äärel, osutub hoopis selle raskuskeskmeks. Anchorage ei asu lihtsalt kaardil, vaid hakkab seda ka valitsema. Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun tellige kanal ja lülitage märguanded sisse. See tõesti teeb vahet. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral Matt Backis.